Tegemist on siis Tallinna-Narva maanteega, Sillamäe linna läbiv lõik, 183 kilomeetri algab, see objekt lõpeb 187 ja praegu käimas on siis esimese etapi ehitustööd, mis on siis 183 kilomeetri kuni 185 kilomeetri. Objekti raames rajatakse siis Sillamäe sadamasse viivale raudteele viadukt. Tallinna-Narva maantee viiakse kanalisse siis raudtee alt läbi ning tervikliiklussõlme rajamiseks rajatakse ka 2 maanteeviadukti tänaste Linnatänava ristmikule ja Riigimaantee ristmikule. Sillamäe tööd alustati septembri alguses käesoleval aastal ja me oleme niisuguses ettevalmistavas, aga samas ka juba nagu tõsises tööfaasis, et me oleme alustanud uute teekohtade väljakaevamisega põhide süvendisse minemiseks, et põhide süvendi asukoht on 90% ulatuses lahti kaevatud ja alustatud on siis lubjakivi ladendi lõhkumist. Alustatud on gaasitrasside hülside paigaldustega, alustatud on sidetöödega, Rumjantsevi tunneli ehitusega, kus tulevase tunneli auk siis on lahti kaevatud ja rajatakse alusplaati. Meie plaanime praegu kuni 15. detsembrini täisvõimsusega töö tegemist. Loodame süvendiaugust vähemalt 3/4 osas nagu tegelikult juba vurustuse teostada. Loodame valmis ehitada uue küttetrassi, loodame valmis ehitada gaasitrasside üleminekud ja tegelikult loodame valmis ehitada ka maa sisse minevad elektrikaablid. Ja kui talv on soodne, siis tegelikult jätkuvad tegevused viaduktide ehitusega, et nagu ma ütlesin, raudteeviadukti alustame ja loodame ka sellel aastal ka tegelikult juba ka paika panna, nii et raudteeviadukt saaks aasta lõpuks paigaldatud. Üldiselt inimesed saavad aru, et see projekt on vajalik, et see on suunatud liiklusohutuse parandamisele, aga loomulikult oli palju küsimusi, mitmeid arutelusid ja kõige suurem mure oli see, et kui muutub liikluskorraldus, et kuidas siis ühest kohast teise inimesed hakkavad liikuma, sellepärast et teisel pool maanteed asub meil haiglakompleks ja suur suvilarajoon, kus on üle 1000 suvila. Mure oli see, et kui süvendatakse maanteed, et kuidas see mõjub siis põhjavee tasemele. Siinkohal tuleb suur tänu öelda Maanteeametile ja projekteerijatele, kes olid nõus ja tegid mitmeid avalikke arutelusid, selgitasid neid aspekte elanikele. Mis puudutab põhjavett, siis viiakse läbi monitooring ja vajadusel nähakse ette siis meetmed. Tervikprojektist on siis järgmiseks aastateks, kui kõik tehnilised küsimused on lahendatud, siis jääb rajada ka eritasemeline liiklussõlm ja koguja tee ja kergliiklusteed Sillamäe linna Narva poolse piiril.